Tere kaunist suvehommikut. Kindlasti sa oled oma elu jooksul mõne puu istutanud. Oled sa ka vaatamas käinud, kui suureks on sinu istutatud puud kasvanud. Mina otsin praegu varju enda istutatud kaskede alt ja sealt tagant kumab, siit ei ole vist hästi näha, lähen pärast sinnapoole, kumab kuusik, mille siis pelgalt umbes 20 pluss natuke aastat tagasi istutasime ja need taimekesed olid tõesti sellised pisikesed. Nii, aga jalutan siis siin edasi ja täna tahtsin siis rääkida puudest ja inimestest. Inimesed on pidevalt liikumises. Puud on paigal, ent ometi pidevas liikumises. Tuul nende ukstes kõigutab neid. Nad kasvavad iga aastaga pikemaks. Ja nad suhtlevad omavahel. Ja, suhtlevad. Näete, kuidas siin üks kask on teisele terekäe ulatanud. Ei, tegelikult nad suhtlevad juure tasandil, maaema kaudu. Miks ma selle postituse täna teen? On pilt, mida ma täna hommikul oma tavalist metsajalutuskäiku tehes nägin, kuidas inimene oli vastu võtnud otsuse rajada tee läbi metsa. Otse ja sirgelt, mitte nagu loodus õiget rada otsides. Natuke ülekohtune tundus, et sa oled nii-öelda langetamisele määratud sellepärast, et sa kasvad vales kohas. Aga võib-olla inimestega on ka samamoodi. Miks muidu on sõjad? Miks muidu 3D maailmas käitutakse nagu käitutakse? Nii. Ja siin on minu kuusekesed ka juba minust pikemad. Ja hoolitsen nende eest ja lasen neil kasvada. Jah, valgustusraiet tuleb varsti teha, aga see on loomulik protsess ja vahelt võetakse ära need puud, mis on viletsamad, mis leiavad teise elu kuskil mujal, kas soojusenergiat andes või mõnel muul viisil. Inimene kipub unustama, et ta ei ole mitte looduse kroon, vaid üks osa loodusest. Ja võib-olla sellepärast, mida paljudele paistangi kummaline, et minu jaoks on oluline põhimõte. Kõigil on õigus elule. Vaadake, kui ilusad. On ju? Mõni võib öelda, et see on umbrohi, tavaline metsahein. Aga kui sa ei oska lihtsates asjades ilu näha, siis on pahasti. Vaadake, juba on suvi jõudnud nii kaugele, et viljapõllud hakkavad vaikselt kolletuma. Veel roheline ja kollane on segamini, aga ikkagi seda kolletumist on tunda. Küpsusaeg. Tahan täna soovida kõigile neile, kellel elus mingisugune etapp lõpeb, jalga puus, julgust lennata
oma tõelist rada. Kõike head sulle, armas.